Tere tulemast kuulama Tairi Kaarna saadet, kus me toome teieni eestlasid, kes on pakkinud kokku oma 8 asja ning kolinud Austraaliasse. Tere, Alo! Tervist! Tere tulemast saatesse! Aitäh! Aitäh, et sa tulid ja räägi meile ise mõne sõnaga. Mis rolli sa kannad ja mida sa teed? Praegu ma tegelen päris mitme asjaga tegelikult. Me just märtsis avasime oma uue baari ja restorani Claremontis, mis siin on üks Perthi linnaosasid. Ja siis ma praegu põhimõtteliselt aktiivselt tegelen sellega ja me oleme sellega põhimõtteliselt tegelenud viimasel nüüd 6 kuud tegelikult, kui me mõtleme seda ehitamisfaasi ka. Ja siis meil on tegelikult, ma ei tea, kas sul see isegi kirjas on, meil on tegelikult teine firma ka, mida me oleme teinud juba viimased 2,5 aastat äkki nüüd, mis meil on kesklinnas ka, et mis too teeb? Mis too firma teeb? See oli, millal me tegime 2020, just enne Covidit. Jaanuaris tegime lahti, 2020 jaanuaris tegime siukse koha lahti nagu Win and Flower, mis teeb eraüritusi, et pulmad, kihlapeod, sünnipäevad ja igasugu asju meil põhimõtteliselt, et see ei ole kunagi nagu tavainimestele lahti, on ainult broneeringu ja siis on põhimõtteliselt nagu peokoht, et see on meil olnud ka juba 2,5 aastat. Kuidas enne Covidit, mis nagu... Ma ei teadnud ju, et Covid tuleb. Ja muidugi mitte, kuidas... Ma arvan, et kui me hakkasime seda tegema, meil võttis suht pikalt aega. See oli 2019 aasta keskel, kui me hakkasime seda tegema ja siis millal Covidist hakati rääkima ju mingi novembris. Ja alguses oli minu arust see suht naljaga oli kõigil umbes nagu koroona olle on ju. Hiinas on Covid ja siis jaanuaris, veebruaris oli, et see võib problemaatiliseks minna siin ja siis nii ta põhimõtteliselt juhtus ja elasite üle? Jah, õnneks jah, meil oli nagu, ma arvan, nagu elus kõikide asjadega on lihtsalt peab õnne olema ka natukene ja meil oli õnneks väga hea inimene, kellelt me seda pinda rentisime, et me enne kui riik üldse sisse astus ja hakkas siin igasuguseid piiranguid panema, mida tohib ja ei tohi teha, siis meil olid juba põhimõtteliselt kõik kokku lepitud, et kuidas me massu ajame järgmised 6 ja 12 kuud ja siis õnneks läks meil hästi ja kokku see ja Covid põhimõtteliselt mingi imelikul põhjusel Covid tegelikult aitas meil firmat suht palju, sest me olime nii noor ja meil oli nii palju põhimõtteliselt, meil oli tühi kalender ja siis kõik teised firmad, kõik pandi ju kinni 6 kuuks terves Lääne-Austraalias 6 kuuks pandi kõik kinni ja siis kui uuesti kohad lahti tehti, oli kõik teised olid täis broneeritud. Me olime ainukene koht, kellel oli vabu päevi ja siis sealt asi suht arenes väga kiiresti meil ja siis oli jah, kas millal see oli 2020 teisel poolel ja siis meil oli jah, me võtsime selle aasta lõpus võtsime juba, seal on 2 eraldi plokki, me võtsime teise ploki ka, meil on põhimõtteliselt seal mingi 1500 ruutmeetrit pinda, kus me teeme üritusi ja siis jah, eelmise aasta keskel me hakkasime restorani vaatama, et see on suht kiiresti kasvanud meil oli 2020 oli meil 2 töötajat, nüüd on 30 äkki või. Restoranis? Kokku 2 koha peale. Kokku 2 koha peale. Et on suht palju töötajaid meil jah. Sa räägid kogu aeg meie. Kas selle sama inimesega teete mõlemad kohta? Ei, seal on kui meie all ma pean pigem silmas mind ja mul kaasat. Okay. Sest et need ühtegi asja ei saa päris ise teha. Et meil on tiim. Põhimõtteliselt on seal tiim taga, meil on üks inimene on, kes põhimõtteliselt nagu alguses investeeris ja isegi see alguse investeerimine oli nagu suht siuke nalja teema. Et kui me kogu seda asja alguses alustasime, oli umbes nagu, et okei, meil on raha vaja, siis müüsin, meil oli 2 autot, 1 auto pidime maha müüma, siis ma laenasin vanematelt 5000 eurot ja siis oli meil üks investor, kes pani ka raha sisse ja nii ta põhimõtteliselt algas, aga
meie all on jah pigem see, et alguses olin ainult mina ja siis mul partner tuli oma täiskohaga töölt ka ära ja nüüd me põhimõtteliselt teeme mõlemad ainult oma asju ja jookseme ringi nagu. Tunduvad kaks väga mitte sarnast asja. Et üks on restoran ja teine siis on ürituste korraldamine. Jah, kui sa, aga minu arust ei peagi midagi sarnast nii väga olema, sest et miks me seda ürituse kohaga oli see, et olid kohad Pertis, mis tegid sarnaseid asju, aga kõigil oli midagi puudu. Ja siis kui me hakkasime nagu oma ideest rääkima, siis okei, see on plaan, ma arvan, et töötab ja ta pidi lihtsalt teistsugune olema. Ja ta on nii teistsugune olnud, et ta on, kui 2 aastat tagasi, kui see oleks inimeste, kes küsin, mitte keegi ei teadnud, mis selle koha nimi on ja nüüd on nagu inimesed, kes töötavad sellel ürituste alal ja kes on sellega seotud on, kõik teavad seda kohta, sest et meil on väga hea reputatsioon üle kogu Perti ja meil praeguse seisuga minust 2 aastat on mööda läinud koos nende lockdownide ja asjadega. Minust meil on kas peaaegu 300 üritust seal juba olnud ja järgmise 2 aasta jooksul on veel mingi 300-400, mis on juba sisse planeeritud. See on lihtsalt, asi on nagu väga kiiresti kasvanud ja jah, kui me see ürituse kohaga oli põhimõtteliselt ju see, et arvestades minu ja mul partneri nimi on Ivon, minu ja Ivoni see nii-öelda töö, mis ta eesti keeles on, asjad, mida me enne tegime, olid nii teistsugused, sest et mõlema meie põhimõtteliselt nii-öelda experience on väga restorani töö olnud, alati ma olen hospitalitis olnud 18 aastaselt peale. Ja see on 17 aastat juba, siis me hakkasime seda peokohta tegema ja siis eelmine aasta tuli siuke variant nagu see oli suhtlamp. Üks mul sõber saatis mulle telefoniga tehtud pildi, ütles, kuule, et see koht on ajutiselt suletud, et helista omanikele, et vaata äkki nad tahavad lahti saada. Ja siis jah, põhimõtteliselt mul oli 2 vestlust hiljem, oli meil võtmed käes ja oli umbes, et okei, mis me nüüd sellega teeme. Täiega norm. Ja siis põhimõtteliselt oli jah, et oli samamoodi nagu me tegime oma selle ürituste kohaga oli, et okei, restoran on igal pool, baar on igal pool, mida me teeme, mis on teistsugune, mida me teeme, mis on omapärane ja mis on see, mis nii-öelda meid esile tõstab. Aga mis on? Me oleme paremad. Okei, te olete paremad ja mis on niuke oma vimka, ma lugesin ise välja, et niuke natukene Euroopa stiili olete vist sisse toonud, kas toitudele või siis üleüldse interjöörile? Kõik, kes seal nii-öelda praegu asju teevad, kõik on eurooplased. Mina olen Eestist, mul assistent on Inglismaalt, mul teine assistent on Uus-Meremaast väikest saarelt, peakokk on Šoti tagapäraga, ülejäänud kogu köögitiim on Euroopast töötanud. Seega oli suhteliselt kerge see et meil teeme lihtsalt Euroopa toitu ja laias laastus Euroopa toitu, mitte et meil on vaja minna hakata pitsasid tegema või pastat tegema, ta ei pea olema prantsuse pärane, ta ei pea olema mingi Hispaania tapabaar, ta ei pea mitte midagi olema. Sest et me lihtsalt läheme aastakäikudega, praegu on talv, järgmine nädal meil tuleb, kuidas eesti keeles pai on? Pai, pirukas. Pirukas. järgmine nädal meil tuleb jänesepirukas tuleb menüüsse. Jänesepirukas. Siuksed suhteliselt talvesed toidud hakkavad praegu tulema. Ja siis kui ühel heal hetkel see talv hakkab uuesti läbi saama ja läheb asi kevadis. Kas jänes läheb inimestele peale ka või? Jah, ma arvan küll jah. Aga keegi, eks me näe, keegi ei tee praegu Pertis. Keegi ei tee Pertis. Eestis tehakse päris palju. Ongi nii või? Mul vanemad kogu aeg, mul vanavanemad kogu aeg tegid. Oi,
enesehautist. Ma ei ole proovinud veel, aga millegipärast, kas ta on rasvane liha pigem, nagu part on hästi rasvane on ju, kana on hästi kuiv, siis kuhu ta jääb? Pigem ta on siuke, kuidas sa kutsud teda? Ta on suht rikas maitse, ta on pigem nagu siuke Lambal on hästi rikas maitse, ma tean. Teistmoodi rikas, aga ju ära, jah. Mitte rasvane, ta on väga lihasene liha. Sa pead väga hautama teda niimoodi küpsetama. Okay. Aga ja see oli põhimõtteliselt, meil oli idee, et et toit, kogu see toidu teema oli, seda alguses me panime, kas me kutsume seda nii-öelda kaasaegseks Austraalia toiduks, kas me kutsume seda kaasaegseks Euroopa toiduks ja siis lõpuks oli kutsume seda lihtsalt aastaajaliseks Euroopa toiduks. Ja põhimõtteliselt nii see menüü meil nüüd on. Sest et, steak on igas menüüs, kõik teevad steaki, kõigil on mingisugune kala teema. Aga lihtsalt meil on praegu, nüüd hakkavad meil toidud minema rohkem nagu, kui me alguses märtsis alustasime, oli väga Lõuna-Euroopa toidub pigem, siuke värvid olid natuke järgsamad ja väga suvised, nagu sõna otseses mõttes nagu suvi taldrikul. Ja siis nüüd on pigem läheb uuesti talve peale ja nii ta käib meil aastaaegadega. Aga pigem kõige tähtsam oli see, et ta ei pea lihtsalt olema restoran, et inimesed peaks ise suutma otsustada, mis meie koht nende jaoks on. Kui sa tahad tulla, ma ei tea, kolmapäeval lounat sööma või laupäeva õhtul õhtust sööma või võib-olla õhtu poole niisama veini jooma või te ei suru ennast nagu kasti. Te ei pane ennast kasti ja te oletegi nagu, see on hea mõte tegelikult, issand, ma polegi kuulnud niimoodi. Sest et põhimõtteliselt on niimoodi, et meil on kui mina seda ütlen, siis ma väga palju äkki ei tähenda, sest et kui ma ütleks, et meie produkt on halb, siis midagi oleks valesti. Aga meil on hästi hea kokteiliprogramm, meil on suhteliselt suur veinilist, minust meil on praegu kas mingi 300-400 veini vahel valida. Et olenevalt, mida sa teha tahad. Ja nii kiiresti olete asja püsti pannud, ma imestan just selle koha pealt, et ma tean, et see alkoholiloa saamine on, ei ole kõige kergem või kuidas sellega lood siin on? Ei ole jah, õnneks sellel kohal oli luba enne olemas ja siis me pidime lihtsalt oota, kas see luba siis pannakse asukoha järgi? Jah, luba on alati asukoha järgi. Ma mõtlesin, et see on nagu ikka, mis firmas oled ja mis sa teed ja kes seal toimetab, mitte et nüüd on mingi aadress. Oleneb, erinevad load on, sul võib olla siuke luba, kui sa oled füüsilisel isikul võib luba olla, aga siis sa pead pigem olema nagu see firma, kes läheb ja lihtsalt teeb teistes kohtades süüa ja pakub jooke ja pakub teenuseid. Aga enamus load on siuksed, mis on pigem aadressiga seotud, kus on ajalooliselt on olnud seal kas baar või restoran või pubi või mis iganes ja sellel kohal on luba olemas. Ja see, kui lahet ei ole, kas see koht võib pankrotti minna või müüakse maha või mis iganes juhtub, see luba lihtsalt edastatakse järgmisele inimesele. Et sa lihtsalt pead avalduse tegema ja sest et neid, kui kohal on luba olemas, siis reeglina neid ei lasta ära aeguda, sest et nad on väärt suhteliselt palju raha. Sest et sellel Northbridge'i kohal me pidime ise selle loa tegema ja see oli 11 kuud jamamist. Meil oli vaja sinna juristid ja konsultandid ja igasugused inimesed pidid seal hakkama tegutsema ja selle nimel. Et see luba saada ja nüüd ta on olemas. Ja kuidas, mis on see nende põhi nagu tingimus, et sa saaksid selle loa sinna? Ma lihtsalt praegu üritan korraks aru saada sellest loast, et mis nagu see loogika siin taga on? See on paar eri asja, sest et iga linna osa, peaaegu iga tee ja kõik on linnavalitsuste poolt ära märgistatud, mis teoorias seal olla tohib. Näiteks, kus te praegu elate, siia alla korrusele sa kindlasti luba ei saa, sest et see on tsoonitud elamisrajooniks ja ainult elamisrajooniks. Kui sul on põhimõtteliselt peab olema segu kasutusega
pind, mida võib erinevate asjade jaoks kasutada, kui sul võib seal pood olla, siis teoorias võib seal ka restoran olla, teoorias võib midagi muud olla. Ja siis vaadatakse selle põhjal, mis sobilik oleks ja mis reaalselt ümbruskonnale kasu toob. Ja kasu all on näiteks meil, nagu meie oma restorani lahti tegime, olid naabrid kõik kohe seal, ütlesid jumal tänatud ja siin olete, meil läksid maja hinnad ülesse. Sest et neil on, inimestel on kuhu minna ja kui sinna teised tulevad kas maja ostma või rentima või mida iganes tegema, siis vaatad, all on baar, boonus. Ja niimoodi see põhimõtteliselt käib. On jaa. Ja siis on jah, see linnavalitsuse protsess on suhteliselt pikk, kõigepealt ta peab minema linnavalitsusest või siis kas linnavalitsus või linna osavalitsusest läbi ja siis on eraldi riigiasutus, mis tegeleb ainult litsentsidega. Ja siis nemad põhimõtteliselt käivad, seal on suur checklist, mis peab läbi käima. Ja kui kõik läheb hästi, siis antakse sulle luba. Okei. No selge selle loaga siis. Sa pead Corvo Bar and Kitchenit koos partneriga, kes on välismaalane, nagu ma õigesti aru saan. Kuidas on äri teha inimesega, kes on pärit teisest kultuuriruumist? Kaua te üldse üksteist teate? 10 aastat juba. Okay. Sest et kui me alguses Perti kolisime, siis mu kõige esimene töö, mis ma Pertis vastu võtsin, oli üks suur jõe ääres on suur Old Swan Brewery ja seal oli vanasti omal ajal oli üks steakhouse. Ja siis ma olin selle steakhouse'i manager ja Greg, mul äripartner, neil on üleval korter. Ja siis nad käisid seal kogu aeg steakhouse'is, see oli umbes meil jooksev nali läbi aastates, ma olin mingi 5-6 aastat seal. Meil oli umbes jooksev nali, et Greg kogu ütles mulle, ühel heal päeval, kui sa restorani teha tahad, siis vaatad, sa helistad mulle, et ma hea meelega investeeriks. Ja siis enda aega või raha? Pigem raha, ta ajast ei ole mulle väga palju kasu. Ta tegeleb teiste asjadega, ta on arhitekt. Okei. Kuidas ta sinna sattus siis, mis ta tegi seal üldse? Kus? Nagu seal, kus te tuttavaks saite seal? Elas. Nad elasid seal üleval korrusel. Ja tema firma disainis selle koha, kui teda restaureeriti vanal ajal. Sest ta on tegelikult suht kuulus arhitekt Austraalias, tema firma disainis selle Optus staadiumi siin. Päriselt? Woodside. Optus on nii lahe. Optus on täiega lahe. Et ta on suht tuntud arhitekt selles suhtes, et ja me oleme päris pikalt head sõbrad olnud. Ja siis, kui see oktoobris koht saadavale tuli, siis kuna me olime just oma selle Min & Floweri asja just käima saanud, siis meil oli põhimõtteliselt vaja, et keegi raha investeeriks. Siis ma lihtsalt ütlesin, kuule, 5 aastat rääkisid, et tahad restorani teha. Teeme ära. Teeme ära. Siis ütlesin, näe, tavai. Ja nii ta läks. Ja siis oligi, et kuna sellel kohal oli viimased 2-3 aastat olnud ikka suhteliselt halb, mis see sõna on? Ei olnud väga edukas. Reputatsioon ei olnud kõige parem. Ja siis meil oli põhimõtteliselt vaja kogu see asi ümber disainida ja siis oli sealt tuli see Gregi oskused väga kasuks, sest et tema oli arhitekt, ta põhimõtteliselt niisama tasuta põhimõtteliselt tegi meil kogu disainid ja asjad ja nii läks hästi. Aga ei, temaga on väga ei olnud, sest nad on suhtsed chillid inimesed. Neid eriti, minu arust tema jaoks oli pigem tähtis see, et tal oleks kuskil reede õhtul juua. See minu arust raha tegemine teda nii väga ei huvita. Et see on pigem mul on mure selle pärast, tal on pigem nagu, et saab sõpradega jooma tulla ja see on see nii-öelda Pertis see lääne linnaosad, kus on pigem võtab vabalt nagu nad võtavad suht vabalt seda, neil ei ole eriti muresid. Eks sa kanna oma stressi, kui saad rahad. Ja täpselt nii ongi. Sa mainisid ennem 17 aastat oled sa töötanud teenindussektoris ja teenindussektor on üks äärmiselt pingeline ala. Ma ise olen sellest töötanud umbes pea 5 aastat ja ma ütleks, et mulle piisas. Kuidas sa oled vastu pidanud selle aja ja nii palju aastaid? Hea küsimus, ma ei tea.
ma kukkusin sinna sellesse teenindusalasse suhteliselt, ma ei tea, kokkusattumus oli see põhimõtteliselt, kui ma kolisin Eestist ära, kui ma olin 18 ja me läksime. Nii noorelt? Jah, me läksin Inglismaale alguses ja mul ei olnud mitte mingit kogemust, mitte ühelgi alal põhimõtteliselt, siis ma kirjutasin suhteliselt supi CV kokku, kus ma olin igal pool töötanud, aga mitte midagi ma tegelikult teha ei osanud. Ja siis ma kuskile panin selle töökuulutuse sisse, et otsin tööd. Ja siis esimene töökoht mul Inglismaal oli tegelikult hästi kuulus kokk on Marco Pierre White. Ja siis tema üks restoran pakkus mulle tööd. Mul sõna otseses mõttes kogemust ei olnud. Aga vanasti võib-olla on tänapäeval ka niimoodi Inglismaal. Läksid siis abikokaks sinna või? Ei, kelneriks. Kelneriks? Ma ei oskan isegi 3 taldrikut kanda. Okay. Ja läksin sinna kelneriks ja vanasti oli niimoodi Inglismaal, et kui sa kuskil kohas töötasid, siis reeglina neil oli kas siis maja taga või kuskil olid mingid toad ja siis sul oli elamine ka tasuta ja siis sa põhimõtteliselt olid seal. Okay. Ja minu õnneks oli niimoodi, et seal assistent manager oli soomlane ja siis see ütles, et see on suht selge, et sa ei tea, mida sa teed, aga ma annan sulle 6 aega. Kui sa 6 aega ära õpid, siis me lahti ei lase sind. Ja nii ta läks, siis ma sain kuidagi hakkama. Ja sealt ma ei tea, mul. Inglis keel oli suus? Niivõrd kuivõrd, nüüd ma ei tea, jah, natuke oli, aga kas ta paremaks on ikka läinud. Ja sealt ma sain selle pisiku sisse, sest et see oli suhteliselt siuke kõrge kvaliteediline koht. Ja sealt kõik kohad, kus ma sealt edasi liikusin, olid alati siuksed suht kõrge tasemega kohad ja ma ei tea, ei ole eriti huvi olnud karjääri vahetada. Ja nüüd on vist liiga hilja. Vedas sul selle soomlasega? Jah. Ja. Ma just mingi päev saatsin talle sõnumi Facebookis, ütlesin, et aitäh. Nii tore. Aitäh, sa aitasid mind 17 aastat tagasi. Muidugi, alati peab kiitma neid inimesi, kes meid toetavad, sest et nagu inimesed on ju põhiliselt ikkagi need, kes meid aitavad. Ikka, jah. On ja. Räägi sellest ajast, mil sa otsustasid välismaale kolida. Kas sind ajendas seda tegema mingi spetsiifiline murdepunkt või kus sinu elu oli tollel hetkel? Hea küsimus. Kui ma 18 olin, siis ma ei olnud just kõige mõistlikum inimene maailmas. Teravam pliiats. Siis ma pidin, mida ma läksin, ma alustasin ülikooli ja siis ma avastasin suht kiiresti, et mulle tegelikult ei meeldi. Siis ma otsustasin oma ülikooli asjad pooleli jätta, millega mu vanemad eriti rahul ei olnud. Siis ma põhimõtteliselt vihastasin, ütlesin sittaga, panin lennu Inglismaale ja ütlesin. Üksinda? Jah. Ja põhimõtteliselt lendasin Inglismaale. Väga vihaseks said vist. Natukene võib-olla võiks öelda, et reageerisin üle. Aga jah, siis ma kolisin, läksin Inglismaale ja nii täpselt läks. Natuke võttis aega, aga põhimõtteliselt sain seal jalad alla. Ja siis ma olin jah, mingi 7 aastat elasin Inglismaal. Ja siis seal ma sain oma kaasaga tuttavaks. Ja siis me 2011-2012 põhimõtteliselt meil isegi ei olnud nagu plaani Austraaliasse pikemaks jääda. Sest me majandasime Sydneys ja meil oli kogu idee oli, et lihtsalt natuke reisime idakaldal. Ja lähme Euroopasse tagasi või Inglismaa tagasi, kõik meil sõbrad olid seal. Elamine oli seal, kõik asjad olid seal. Kas su kaasa on inglane? Ei, Austriast. Austriast, okei. Jah. Okay. Ja siis põhimõtteliselt me läksime Austraaliast juba ära, me olime ühe Eesti paariga, me olime Tais ja me olime Tais juba olnud 3 kuud. Ja siis ma ei tea, kui ma ilmselt kuskil ma pidin mingil hetkel kuskile tööle kandideerima, sest et Pertist mulle helistati ja siis pakuti mulle selle brewery tööd. Et kui lendada Perti, me pakume teile viisa ja kõik asjad ja nii ta oli. Ongi nii või? Ja siis tulime jõuludal Perti ja jaanuaris hakkasime tööle. Mis viisa sulle pakuti siis? Mis need omal ajal olid, need sponsorviisad. Ja sealt me olime selle sponsorviisa peal ja nüüd sealt kaudu me saime selle alalise eluloa ja nii me siia lõpuks jäime.
no palju õnne, et alalise loa puhul väga paljud üritavad siin kinni püüda seda alalist elamisluba, nii et päris hea ja kas teil lapsi ka on? Ei ole, okei. Nojah, teil just avati restoran ka, et sellegagi piisavalt tegemist, et see kiisu inimene on ja Austraaliasse tulite siis lihtsalt selleks, et reisida, et ei tulnud nagu tegelikult eesmärgiga siin töötada? Põhimõtteliselt küll jah, sest meil nagu see on vist pigem vastus su eelnevale küsimusele, sest et kui ma lõpupoole mul hakkas Inglismaal, mul oli suhteliselt kõigest oli kope eest, me olime kogu aeg tööd teinud, ainult tööd teinud ja siis oli põhimõtteliselt nagu vaja lihtsalt paus vahele teha ja siis oli, kes mõtlesime, et et me poole sõna otsa mõtlesime, et me lõpetame selle nii-öelda teenindustöö ära ja andsime lahkumisavalduse sisse, tulime Austraaliasse, mõtlesime, okei, reisime natukene, mõtleme, mida me eluga edasi tahame teha ja siis lõpetasime hoopis Perthis ikka sama asja tegemas. Jaa, on küll ja eks kui tööd niimoodi aastaid rassida järjest, siis mingi hetk viskab tõesti kolli väga ette, et arusaadav ja ma olen ühiskonda analüüsinud sedamoodi, et on kaks hästi klassikalist suunda, mida noored tänapäeval valivad. Tavaliselt on siis naised valivad teeninduse ja mehed valivad ehituse. Miks sa ehitusse ei läinud? Mul on 2 vasakut kätt, sõna otseses mõttes. Anna mulle haamer kätte, ma ilmselt oleks järgmise 5 minutiga kuskilt jookseks verda. Ma ei ole eriti adekvaatne nende asjadega. Okei, see on täiega vastus. See on põhimõtteliselt ainuke vastus sellele. Ma ei oska midagi muud sulle öelda. Ei, loomulikult ja ma olen nagu ise analüüsinud seda pidi ka, et noored teevad selle valiku lihtsalt sellepärast, et see on kõige lihtsam viis algselt ja kui on vaja kohe tööd saada ja raha, siis tavaliselt kas teenindus või ehitus sinna ikka saab. Küll aga ma olen arutlenud endaga selle asja pahu poolt, milleks on siis see, et kui palju noori jääb tegelikult nendesse sektoritesse kinni, et nad on teenindus ja ehitus positsioonidel aastaid, mis tähendavad, et nad saavutavad teatava positsiooni ja oskused, nad saavad oma alal väga heaks, mis justkui tekitab tunde, et ma olen selles asjas hea, ju see ongi minu saatus, aga tegelikult võib nende potentsiaal kuskil mujal olla. Et kas sina oled tundnud seda tunnet, et äkki su potentsiaal on mujal või siis sa oledki, et sa läksid sinna, sa oled hästi rahul ja ma arvan, et kõik tunnevad seda alati. Siis vahet ei ole, mida sa teed, sul alati on mingi mõte kuskil peas, kus on äkki kui ma oleks seda või teist teinud või hoopis teine otsus teinud või kui ma 18 olin ja kui ma ülikooli läksin, äkki ma oleks teist asja pidanud õppima minema ja siis oleks asjad hoopis teistmoodi läinud. Ma ei usu sihukestesse asjadesse nagu saatus ja nii edasi, aga asjad juhtuvad lihtsalt teatud põhjustega ja nii palju kui vähemalt minu alus on asjad juhtunud kõik mingi, kas see on hea või halb olnud, aga midagi on alati üks asi viib teise asjani ja tutvud kellegiga ja tollel hetkele sa ei mõtle sellest midagi ja 5 aastat hiljem juhtub midagi teist, mis sellel inimesega saad koos teha või kellegi teisega koos teha. Ei saa ette ennustada nagu niimoodi ja tagasi ei saa ka mõelda tegelikult. Ei saagi, kui sa hakkad niimoodi mõtlema, siis sa lähed hulluks. Jah, siis sa ei maga väga hästi. Täpselt ja ma olen sinuga täiega nõus. Selleks, et enda kutsumusest aru saada, pidin mina näiteks vastama ennem küsimusele, et mida mulle üldse teha ei meeldi. Ja seda pidi oli lihtsalt kuidagi lihtsam kalkuleerida, et mis mulle meeldib teha, siis selleks ma pidin aru saama, et mis mulle üldse teha ei meeldi. Mis sulle üldse teha ei meeldi? Peale haamriga naelala pihta löömise. Ma ei tea, mul ei ole sihukest asja eriti. Mul on pigem
ma olen alati suhteliselt tööinimene olnud. Mind nagu ei häiri, kui midagi vaja teha, siis on midagi vaja teha. Ma ei mõtle, ma ei ole kunagi niimoodi mõelnud, mulle ei meeldi seda või teist või kolmandat asja teha. Kui peab tegema, siis peab tegema. Jaa. Sest et samamoodi oli nagu, kui ma tegin selle nalja, et ma ilmselt haamrit kasutada ei saaks, aga kui me selle restorani koha lahti tegime, siis esimesed 2 kuud põhimõtteliselt ma värvisin ja pahteldasime seinu ja tegime asja, sest et oli vaja. Jah, oli vaja ja iga asja võid endale selgeks õpetada, kui natuke kannatust on ja viitsid YouTube'i videosid vaadata. Tänapäeval võid kõike YouTube'ist õppida. Võib ja ma isegi õpetan ennast tihtipeale YouTube'ist ja on küll jah. Kui sa restorani äri ajad, siis mis su põhipositsioon seal on või mis sinu see nagu fookus on, et kas sa tahad, et toit oleks ideaalne või pigem teenindus või kõik tahad, et oleks? Ükski asi ei saa ilma teisest eksisteerida. Kui ma arvan, restorani töös on see, et kui sul on toit on üli hea, siis kliendid reeglina annavad sulle ühe korra andeks, kui teenindus on sitt. Kui teenindus on väga hea ja toit on kehv, siis teist võimalust sa ei saa. Seega väga tähtis on see, et sul toit peab väga hea olema. Sest see annab sulle natukene mänguruumi, et sulle ehk antakse teine võimalus veel, kui midagi läheb valesti, kui keegi on haige või sul on üks kelner puudu või keegi otsustas mitte tööle tulla või keegi läks eelmine õhtu välja ja täna ei saa ta tööle tulla, sest tal on paha olla. Ja nii edasi. Aga niikaua, kui sul on toit on paigas, teiste asjadega on sul natukene mänguruumi, aga ideaalses seisundis peab kõik ära olema. Niimoodi minu teooria on see, et Perthis või Lääne-Austraalias on paar restorani, kus ma tean, et lihtsalt kuna meie nii-öelda see ärimudel on nii nagu ta on, et me ei ole nende tasemel, kui me vaatame vaakumis asja, kui me vaatame kas nende toitu, siis neil toit on parem, mitte sellepärast, et meil on kehvemad kokad, aga meie ärimudel on teissugune. Me ei tee 20-30 inimest päevas ja ei võta need $400-500 nägu, meil on pigem volüümi äri. Ja siis selle järgi mõtlesin, ütleme, et seal on 3 restorani, kes on meist paremad selle ühe asjaga, aga nad ei tee kokteile, nad ei tee seda, nad ei tee teist, mõtlesin, teeme ärimudeli, kus me oleme iga asjaga, mis me teeme, me oleme esimese 5 seas. Ja kui me oleme esimese 5 seas iga asjaga, siis me oleme kõige parem. Sest et meil võib-olla ei ole kõige parem toit, aga kõigi teiste asjadega me oleme teistest paremad. Või meil ei ole võib-olla kõige parem teenindus, aga siis meil on toit parem. Võib-olla meil ei ole kõige suurem veinilist, aga meil on teised asjad paremad. Ja seega ma... Niuke kombo, et nagu midagi sa ikka saad. Jah, täpselt. Ja kui me kõik asjad kokku paneme, siis ma arvan, et meil on suhteliselt hea produkt. On ja. Kuidas sa tead, et su toit on hea? Kas sa oled ise see, kes käib proovimas või? Jah, mina ütlen. See on ei... Osa on kindlasti selles, et kui sa midagi piisavalt kaua teed ja kui sul on piisavalt palju kogemus, siis lõppkokkuvõttes sa ikkagi tead mingis teatud skaalal, kus sa istud oma kvaliteediga. Aga sellest aastast, kui nagu ma enne ütlesin, kui me selle baari uksed või restorani või baari, mis iganes kutsud uksed lahti tegime, siis me ei ole kunagi mingisugust reklaamimist teinud ja kõik inimesed, kes sinna tulevad, on kellegi teise poolt soovitatud ja kogu reklaam toimub klientide kujul. Nemad tulevad, nemad räägivad ja niimoodi ta orgaaniliselt praegu kasvab. Ja see saab ainult siis juhtuda, kui sa teed midagi, mis on hea. Ja. On hea. Aga eks me näe, sest ma ei tea, mis Lääne-Austraalias on nii-öelda see ametlik skaala on, mis on see Western Australian Good Food Guide. Ja need auhinnad tulevad kas oktoobris või novembris äkki see aasta. Et
eks nemad on need, kes ütlevad. No nii, eks ootame põnevusega ja ootame põnevusega. Ma lähen nüüd puudutan natuke teist teemat. Ma uudistasin natukene sinu profiili ja mulle jäi silma, et sulle härra meeldib arvamust avaldada. Kaasa arvatud poliitikas. Mis on sinu motiiv seal taga, et sa tahad arutleda oma arvamust ja avardada oma mõtteid? Kus ma avaldan seda? Facebookis. Pean võib-olla oma seda profiili avalikust muutma siis. Oleks ka viimane aeg, natuke hiljaks jäi. Ma ei tea, poole kohaga mulle meeldib avaldust avaldada ja poole kohaga mulle meeldib lihtsalt šokeerida. Sest et ma ei võta ennast nii väga tõsiselt. Sul on päris palju huumorit ka seal, et ma sain naardega. Enamus on minu arust nagu naljaga pooleks. Ma ei, enamus neist asjadest on pigem nali kui nii väga tõsiselt võetav teema. Aga... Loomulikult ja on küll ja. Mille järgi üldse valida sinu meelest eriala, mida teha, et sina nüüd pooljuhuslikult leidsid selle on ju? Aga kui niimoodi vaadata üldisemalt? Ma ei tea, kus see on nii imelik või hea küsimus, aga seda on, ma ei tea, mis see vastus on sellelest, et vaata, kõik on niimoodi üles ehitatud, et sa selleks ajaks, kui sa oled 18, pead sa teadma, mida sa oma eluga teha tahad. Ja kui sa teed 18-aastaselt vale otsuse ja lähed midagi, kas võtad vale töökoha või lähed ülikohta vale asja õppima või mida iganes sa teed, siis on väga raske pärast seda muutused tegema hakata. Minu arust või saab, aga sa pead suht kiiresti reageerima, sest et kui sa oled juba 30, 35, 40 ja sul on autod ja majad ja asjad ja siis on suhteliselt keeruline hakata oma otsuseid ümber muutma, nii et ma ei tea, mis see vastus on selle. Õnne peab olema mõista. On ja see on siuke sotsiaalne surve, mis minu meelest meile peale on pandud ja minu meelest see on illusioon, et mis ongi loodud meie vanemate poolt ja kõik siis meie ees siis hoolitsevad enne, kui me suureks kasvame. Sotsiaalse surve kohta ma võin küll arvamust avaldada, kui te soovite. Nii, hea veelega kuulan. Mind ei huvita sotsiaalne surve. Mitte üldse. Mitte üldse mind ei huvita, sest ma olen 36, mul partner on 33. Meil ei ole lapsi ja kõik enamus sõpradel meil on nüüd lapsed, mul vennal on 2 last. Kõik on nagu, millal teil lapsed tulevad? Mis see sinu asi on, millal mul lapsed tulevad? Mine vaata enda maad järgi, sa oled suhtelt väsinud välja ja eriti õnnelik, ka sa ei tundu. On ja. Et mind see sotsiaalne surve mind ei huvita üldse. Ja see on ka võib-olla see kogu see arvamusavalduse teemast, mind üldiselt ei huvita, mis inimesed arvavad mu arvamusest, sest see on minu arvamus. See, kas kellelegi meeldib see või ei meeldi, on mind eriti, mind see ei heiduta. Yes, mulle ka sotsiaalne surve absoluutselt, ma ei tegutse selle järgi, ei võta otsuseid vastu selle järgi. Ja tõesti inimestel on sama palju, kui on inimesi, sama palju on arvamusi, et see on, selle järgi peakski toimetama tõepoolest ja ei peaks ja. Kus sul on niukene nagu mul on ükskõik, mis teised arvavad suhtumine tulnud? Ma ei tea, kui võib-olla on see ma ei tea, ma ausalt arvan, et teenindustöö aitab, sest et mida rohkem see, kui ma noorem olin, ma olin suhteliselt suht vaikne ja ma eriti tegelikult mulle siiamaani ei meeldi eriti inimestega rääkida. See on normaalne. Aga ma ei tea, mingi hetk sa lihtsalt või mina vähemalt ma sain aru, et mingit vahet ei ole, kas ma hoolin nende arvamustest või ma ei hoolin nende arvamustest. Mitte midagi ei muutu sellega. Ei muutu, jah. Ja ma lihtsalt lõpetasin ära. Hoolimise. Jah. Ma hoolin oma lähedastest inimestest, ma hoolin oma kaaslasest, ma hoolin nendest inimestest, aga keegi teine mind eriti ei huvita. Ja enamus mu
kui sa vaatasid mu Facebooki postitusi, siis suht paljud mu Facebooki postitused on mingi meelega tehtud mingi paari inimese suunas, kes mul sõbralistis on. Lihtsalt selle mõttega, et neid vihale ajada, sest ma tean, et saab neid vihale. Ja samamoodi on mul igal pool mujal ka. On ja appi. Nii hea, ma olen täiega nõus, ma olen ise ka juurelnud selle üle, et inimestele läheb nii palju korda, mida võõrad arvavad, aga neid ei huvita, mida nende omaksed neist arvavad. Ongi see, et ma olen enda õega tülis, ma olen sellega tülis, ma ei viitsi tollega suhelda oma eluaegsete sõpradega, et nina püsti on ju, ei huvita, mis omaksed arvavad, aga kui võõras inimene neist midagi arvab, siis on maru hull, on ju. Et väga hea, et selle välja tõid, on ju. Ja nii on. Milline on sinu ümber olnud sind ümbritsev tugirühm, kui üldse? Austraalias? Üleüldse elu jooksul, mis sa tunned, et nagu kuidas see on sul olnud, et... Vanemad on alati olnud. Mul õde ja vend on alati olnud. Mu sõprade grupp on alati väga väike olnud. Ma ei ole kunagi aru saanud inimest, kellel on nagu mul on 50 sõpra, mul on 100 sõpra, mul on nagu... Mul on 50 sõpra. Mul on võib-olla 3 sõpra. Suhteliselt palju inimesi ütleb seda. Mul on võib-olla 3 sõpra, ma võin ausalt öelda. Võib-olla. See on okei. Pigem 3 kvaliteetset kui... Siin on kvaliteedi küsimus, mitte kvantiteet. Mul on parima sõbraga, mul on see... Meil on nii-öelda nali on alati see, et õige sõber on see, kellele sa võid kell 3 hommikul helistada ja öelda, et ta peab labida ja sidrunappega tulema sulle järgi. Ja kui on vaja hakata laipamat, siis et see on ja see sõber, kes 3 hommikul tuleb, see on õige sõbra. Ja on kindla peale ja kindla peale on ja okei, see on tore, et sul on inimesed ümber. Võib-olla väike ring, aga piisab. Täiesti piisab ja kas sind on ümbritsenud kunagi valed inimesed? Ikka on jah, siis kui ma alguses ülikooli läksin, siis kindlasti olid valed inimesed. Aga jah, siis õnneks ma sain piisavalt kiiresti sellest aru ja ülikoolis valed inimesed või siis lihtsalt ülikooli ajal? Mitte need inimesed, kes ülikoolis olid, vaid jah, kes ülikooli ajal olid. Need võib-olla olid valed inimesed ja sealt olid ka omad probleemid, mis sellega tekkisid, aga õnneks ma sain sellest piisavalt kiiresti aru ja siis ma liikusin sealt edasi ja pärast seda mida vanemaks ma sain, rohkem ma sain aru, et ei ole vaja, sul ei pea see ringkond ümber väga suur olema, peab vaatama lihtsalt, et sul on normaalsed inimesed ümber, kes sul annavad sulle adekvaatset nõu ja normaalsed inimesed ja mis probleemid sulle tekkisid too aeg? Seal päris mitu asja, päris igasugused naljakad asju ütles. Osad rohkem naljakad kui teised. Eestlased kuuluvad seda podcasti, ma hea meelega sel teemal see on täiesti okei. Ma just mõtlesin, kui palju ma sel teemal rääkida saan, siis võib-olla mitte nii palju. Ja. Ei, ärme hakka siin mingit putru keetma. Juhu, lemmik on aeg kõigi lemmikuks, ajamulliks, siin universumis on aeg reklaamipausiks. Ja tänases reklaamipausis ma reklaamin seda seina siin päris esimest korda. Meil on oma stuudio, mis on ehitatud täpselt nii, et see pakuks rõõmu kõikidele. Minu kõrval on siin pisikene riiul ja selle riiuli lasime siia ehitada põhjusega. Põhjuseks on väga lihtne põhjus. Jah, Tari, palun ütle veel ühe korra sõna põhjus. Aga põhjus on see, et ma soovin, et meie eestlaste tegemised siin Austraalias oleks paista kogu maailmale. Ehk siis, kui sul on toode või teenus, mida sa tahaksid jagada terve maailmaga, siis tea, et see auk siin on sinule. Tule ja täida see auk ning võta ühendust tairikaarna.com ja täidame ära riiuli. Teeme ära. Wow. Kas sul on olnud elu jooksul pahesid, mis on sul takistanud kuhugi jõudmast või midagi saavutamast?
Kindlasti on, ma olen suhteliselt mis eesti keeles on stubborn? Stubborn. Põikpäine. Ja ma olen suhteliselt põikpäine, ma eriti ei, kui ma midagi otsustan, siis nii peab minema. Aga see on võib-olla kõige suurem nõrkus ja kõige suurem tugevus ka. Et see võib mõlemat olla, aga see on kindlasti takistanud. Sest et kui vahest teed mingi vale otsuse ja siis põhimõtte pärast lihtsalt, et okei. Jaa. Nüüd on see otsus tehtud, nüüd on vaja sellega elada ja nii ongi, kui reaalselt tegelikult võiks ju mõned asjadega olla. Võib-olla oleks kergem lihtsalt vabandust paluda. Et kui on näiteks niisugune tüli kodus. Iga asjaga, tüliga, tööasjade, igasuguste asjadega. Vahest on vaja natukene. See oli pigem see, kui ma võib-olla 20-ndates olin, siis ma suhteliselt ma olin suht tulepea. Et mõtlesin kiiresti, tegutsesin kiiresti ja vahest ei olnud need kõige paremad mõtted või kõige paremad teod, mis võib-olla toime sai saadetud. Kuidas sa täna takistad ennast näiteks tuleval, et mingi peale mõte on ju, ja siis kuidas sa nagu, kas takistad ennast või teadvustad või mis sa nagu teed? Sõna otses mõttes pead takistama. Ma püüan nüüd eriti tööasjadega selle asemel, isegi kui keegi midagi läheb valesti või keegi jääb sind vihale või midagi juhtub selle asemel, et 0 pealt 100 peale minna ja hakata võib-olla valesid otsuseid tegema, on vahest vaja lihtsalt, et okei, ma lihtsalt sulle 15 minuti pärast tagasi, las ma mõtlen natukene, siis mõtled asjadele järgi, siis püüad mingi otsuse teha, mis võib-olla ei ole. Sest on eesti keeles nii raske seletada. On muidugi, eriti kui sul on partneriga räägid inglise keeles, siis ma räägin igat keelt aktsendiga tänapäeval. Et see on nagu, sa saad väga hästi hakkama, arvestades mis on su taust selle koha pealt ja on ja. No tore, et sa oled leidnud enda jaoks viisi, kuidas endaga siis hakkama saada. On ja. Midagi peab olema. On ja. Milline juht sa oled? Seda peab võib-olla mult töötajate käest küsima, ma ei tea. No milline sa üritad olla siis, ütleme, mis on see niisugune nagu põhi, mida sa järgid? Ma püüan reeglina olla see niimoodi, et selle asemel, et inimestele öelda, kuidas nad peavad midagi tegema või mida nad tegema peavad, lase neil asju teha. Ja kui sa lased töötajatel asju teha, siis ja reeglina on neil natuke rohkem usaldust ja ma ei tea, ma lasen lihtsalt inimestele ise õppida. Sest et enamasti on rohkem kui 1 viis, kuidas asju korda saata. Ja osad asjadega on, osad asjadega ei ole, aga ma ei, kui ma tööl olen, siis kõik inimesed saavad palka, et seal olla. Miks ma pean neil kõrval seisma ja seletama ja käskima. Kõik me oleme seal täis kasvanud. Kõik peaks suutma oma asjadega ise hakkama saama, ilma et ma pean näppu kerge ajama seal. Ja siiamaani on see mul päris hästi töötanud. Jaa. Et ma ei eriti minust ma ei sellest ajast, kui me selle paari lahtu 3 kuud ainult, ma ei ole vist kordagi kellegi peale seal häält tõstnud või vihastanud või seal ei ole mingisugust vaidlemist olnud, kõik on umbes. Õige. Pigem on see, et mis sina seal teemal arvad? Jaa. Nagu, minu see, mida mina tahan, ei ole alati kõige parem. Ja mul on suhteliselt palju inimesi selle ümber, kellel on kas sama palju või natuke vähem aga kogemust, aga neil on kõigil palju kogemust. Ja ma arvan, et mida ma suht aktiivselt püüan endale nüüd
õpetada või selgeks teha on see, et lihtsalt küsi teiste inimeste käest abi. Kõik ei saa mitte kunagi ise üksinda ära teha. Sest et alguses ma tahtsin kõike üksinda teha ja siis ma olin lihtsalt 7 päeva tööl ja 14 tundi päevas ja lõpus hakkad sa lihtsalt välja põlema ja siis selle, ma ei tea, inglise keeles on väljend, ma ei tea, kuidas see eesti keele tõlgib on, et selle asemel, et siis teen need ära räägi inglise keeles. There's a difference between working in your business and on your business. Jaa. Ja niimoodi ma püüan oma asju teha selle asemel, et toite lauda vedada või baaris jooke teha. On minu töö pigem see, et vaadata, kuidas me järgmine nädal saame rohkem kliente, kui meil oli see nädal ja kuidas me 2 nädala pärast saame veel rohkem ja mida me järgmine suvi teeme või mida me järgmine talv teeme. Suure pildi nägemine nagu täpselt. Et kui sa satud, kui sa jääd siin olukorda, kus sa põhimõtteliselt jääd nii-öelda mutta kinni ja sa ainult näed, mis on täpselt sinu ees, siis sa väga kaugele ei jõua. Jah, on küll ja pluss üldse, kes oleksid sina karjima või tõstma häält täiesti võõra täiskasvanud inimese peale, et ma ei saa nagu nendest ülemustest ja bossidest aru, kes tulevad enda emotsioone, enda töötajate peale, et ongi nagu sa ütlesid, et temal on oma viis, kuidas asja teha ja las ta õpib ja las ta mõtleb ise välja, kuidas ta teha, sest et inimestel on tegelikult ajud peas ja nad tegelikult ju tahavad tulla sinna ja avaldada sulle muljet, et absoluutselt iga töötaja tegelikult tahab seda teha, et lihtsalt see, et ta võib-olla sellega sel hetkel hakkama ei saa, ei tähenda, et ta on halb töötaja. Ja et tema peale peaks karjima. Kõigil on omad elud ja sa ei tea, mis inimestega juhtus enne kui ta tööle tuli ja sa ei tea, mis taga juhtub pärast, kui ta töölt ära läheb. Sest nad veedavad päris palju aega tööl, aga neil on eraelu ka. Nad on ikkagi inimesed. Ja keegi inimesed reeglina või sa ei tea täpselt kunagi, mis toimub. Ei tea, vahest on natuke vaja emotsionaalset intelligentsi. On ja sektor, kus sa sees oled, võib teinekord olla üsna pingeline ja kiireloomuline. Kuidas sa hoiad ennast tasakaalus tööelu ja eraelu? Praegu mitte väga hästi, sest et meil lihtsalt nii palju erinevaid asju toimub ja töötajaid on, meil õnneks väga hull ei ole, aga töötajaid on reeglina suhteliselt raske leida ja kuna nüüd mul on Ivon, mu partner teeb ühte meie seda firma poolt, ma teen teist poolt, on suhteliselt raske kodus olla niimoodi, et me tööteemal üldse ei räägi ja me suht aktiivselt püüame nagu seda vahet tekitada, kus sul sõna otsa mõttes, et koju lähemes laptop läheb ära ja telefoni paned ära ja et sa ei võta koju kaasa seda kõike mitte, et see meil väga hästi töötaks, aga me vähemalt püüame seda teha. Muidugi, harjutame need meistriks. Jah, täpselt nii ongi. Aga jah, see väga hästi ei tööta, sest et kui sa oma asju ajad, siis midagi alati juhtub ja nii ta lihtsalt on. Sellega on vaja tegeleda. On jah. Ma usun siiralt, et absoluutselt igal ühel meist on supervõimed. Ma mõtlen selle all ainulaadsust, mis omakorda annabki igal ühele nii-öelda eelise. Mis on sinu salarelv? Ehk milles sa oled enda arust ainulaadne ning ühtlasi ka hea? See ei pea olema üks asi, see võib olla kombinatsioon ka. Ma ei usu, et ma ainulaadne olen. Ma arvan, et... Ja, kindlasti mitte. Ma ei tea, kui me räägime, kui Austraaliast rääkida, siis minu arvamus on vähemalt see, et Austraalias on tegelikult suhteliselt kerge midagi ise korda saata ja oma, kas on oma firma või töötad kellegi teise jaoks ja lihtsalt ajad jooksed, käid oma samme oma karjääri rederil. Seda on Austraalias minu arust vähemalt suhteliselt kerge teha. Sest, ma ei tea, võib-olla see on ebapopulaarne arvamus, Austraaliased on suhteliselt laisad ja tööd nad eriti teha ei taha. Ja kui mingi päev mul just sellega oli kellelgi vestus, siis
sul on ikka väga hästi elus läinud, teil on oma maja, teil on 2 autot, teil on see ja teine. Ja see oli Austraalia mees, minust 10 aastat vanem, kogu pere elab siin, kõik elavad siin. Mina kolisin siia 10 aastat, me kolisime siia 10 aastat tagasi. Meil oli võib-olla 5000 eurot pangakonto peal. 2 seljakotti, vanemaid ei olnud, sõpru ei olnud, pere ei olnud, maja ei olnud, autot ei olnud, mitte midagi ei olnud. Kui meie suudame 10 aastaga ennast üles töötada, siis peaks seda teoorias suutma iga inimene teha. Ja lihtsalt, või ma ei tea, seal ei ole mingisuguseid salarelvasid ja mingeid suuri oskuseid, kui pead lihtsalt tööd suutma, tahtma, oskama teha. Ja töötahet peab olema ja kuskile lihtsalt pead tahtma saada, sest et mul on pigem see, et mulle lihtsalt meeldib tööd teha. Ja mulle ei meeldi eriti mulle meeldib idee, et puhkusele minna, aga mulle reaalselt ei meeldi puhkusel olla. Ja, et sa ei ole see basseini ääres peesitaja. Päev 2 jah, 3. päeval mul hakkab anxiety tekkima ja siis mul on vaja hakata mõtlema, mida ma tegema pean hakkama. Mulle meeldib, et mul oleks kiire ja mingi stressi level peab alati olema, sest et kui mul see ära kaob, siis ma ei funktsioneeri väga hästi. Aus, okei, see on väga hea. Jah, Austraalias tõepoolest minu meelest on lihtne toimetada ja teha midagi siin, et kui ikka tahtmist on, siis saab. Austraallane on tõesti laisk inimene ja ei tee midagi. Eestis on võimalusi ka väga palju vähem, sest ma ei ikka on võimalusi, aga Eesti on ikkagi suhteliselt väike riik ja firmasid, kus sa saad professionaalselt kasvada ja kus on võimalusi reaalselt palju raha teenida on ikkagi suhteliselt vähe. Mitte, et ma nii täpselt teaks, mis Eestis tänapäeval toimub. See on loogiline, rahvaarv juba ju. Et see on täiega loogiline. Ja kui ongi siin teed restorani versus seal, siis seal teed miinust paar aastat ennem kui käima läheb. Sina ütled, et sul teisel päeval oli restoran täis. Et väga suur vahe. Aga see ei olnud õnn, see oli seal on suht palju faktoreid sees, miks need asjad toimusid nii nagu nad toimusid. Sest see koht oli õige ja supply and demand. Seal ei olnud mitte midagi ümber. Kui inimestel ei ole kuskile minna, kui sa annad neile midagi, nad tulevad, kui sa annad neile palju, siis tuleb veel rohkem. Ja sihukest asja nagu õnne vast ei ole. Paned ennast kõige paremasse positsiooni, et sul läks hästi ja siis on tõenäosus, et sul läheb hästi suurem. Jaa, on küll ja. Mida sa naudid enda töö juures kõige rohkem? See protsess, kui midagi kasvab, kui sa alati mitte iga päev, aga sul nagu eile oli suht hea, kus meil restoran oli täiesti puupüsti täis, meil oli iga laud restoranis oli vähemalt 2 korda kasutatud ja sul alati mingi ühe õhtu jooksul sul on kuskil mingi hetk, kus sa nagu suudad umbes sammu tagasi võtta ja kõik jooksevad ümber ja sul on kliendid jooksevad ja muusika mängib ja kokad teevad süüa ja mingi ääli on igal pool ja siis vaatad, see on suke suht huvitav hetk, kus on, et kõik lihtsalt toimub. Ja siis vaatad, 3 kuud tagasi, mõtlesin, huvitav, et kas see üldse saab. Võib-olla ma olen hull, võib-olla see ei olegi üldse võimalik, aga siis, ma ei tea, kuidagi asi lihtsalt toimub ja siis, kui sa seda hetke nautida suudad, need on sellised suhteliselt. On siuke kohalolu. Hästi siuke, ma ei oska, ma võib-olla ei seleta seda väga hästi. Aga see on siuke huvitav hetk on see, kui vahest juhtub, sul on kuidas asjad hästi palju toimub ja siis lihtsalt seisad seal umbes nagu keskel, kõik jooksevad sul ümber ringi, see on nagu 360 vaade. Siuke. On jah. See on hea tasu. Hea tasu tõesti, on ja. Ja see, kui saad endale ja teistele palka maksta, on ka päris hea. Jaa. See aitab. On ja. Ma olen nõus, et seda hetke peab ka nautima. Et mitte kogu aeg nagu go kuskile suunas, aga et see protsess oleks ka nauditav mingil määral.
aga mul on alati niimoodi, ma olen suht siuke inimene, et kui midagi on nagu läheb hästi, mul on alati see what's next moment. Sul peab alati on kogu aega midagi, okei, sellega läheb hästi, mida me järgmisena teeme. Kas sa siis nagu ei tähista enda seda nagu saavutust? Korraks tähistad. Nagu... ai, rohkem peab. Iga asjaga on niimoodi korraks, et okei, see läks päris hästi, mida me järgmisena teeme. Hullumaja. Ma ei tea, mul on kogu aeg niimoodi olnud. Ja ei, tähistamine on hea. On hea ja et see on just niuke, et hetke nautimise asi. Et jah. Ma praegu ainult mõtlen, ma pean oma Facebooki ära blokeerima. Jah. No nüüd jäid juba hiljaks selles suhtes. Mis oleks sinu näpunäide inimesele, kes tahab ka reisida ja tulla võib-olla Austraaliasse? Tehku, tulgu. Aga nii ongi. Maailm on nii väike koht tänapäeval, sa võid ühest otsast teisse 24 tunni jooksul saada. Ja ära ole see inimene, kes 10 aasta pärast mõtleb, et kurat oleks võinud midagi teha. Nagu ma olen nii palju näinud neid kibestunud inimesi, kes oleks võinud, miks ma ei teinud ja siis on 10 vabandust, miks ei tehtud. Aga ja nüüd on juba nii hilja ja nüüd ma ei saa midagi enam teha. Ei ole kunagi hilja. Samamoodi enne, nagu kui me rääksime sel teemal, et sa pead 18 aastaselt hakkama oma karjääri valima. Ausalt arvan, et kui sa asju õieti ajastad ja õieti teed, siis iga inimene peaks suutma vähemalt ühe korra oma elu jooksul karjääri täielikult muutma. Ja. Nagu kui see vajab natukene julgust ja võimalusi ja õnne ja õigeid hetki, aga iga inimene peaks suutma midagi teha, alati on võimalik kuskil minna ja midagi teha ja midagi kes ütles, et ei saa? Ei ole, täpselt nii ongi. On ja täiega palju on võimalusi ja ongi, kui on õige aeg ja julgus just nimelt ja julgus peab olema, et minu meelest selle julguse kohaga on see, et tasub läbi mõelda see kõige hullem stsenaarium. Et nagu, et okei, et kui nüüd siis kõik läheb megapekki, et mis siis tegelikult juhtub. Midagi ei juhtu, lähedki koju tagasi ja alustad uuesti. Nagu... Võib-olla pead vanema auto ostma, väiksema korteri rentima. Või hakkad bussiga sõitma, no kõva lugu ka on ju, et see ei ole nagu nii hirmus, et me nagu aju üritab. Bussiga on suht keeruline peppis. On küll jah, siin on nii ilmus, sellega ei saa siin ja. Aga põhimõtteliselt nii on ju, on jah, mõtled selle kõige hullemat stsenaariumi läbi, sest tegelikult see pole üldse hull, kui hakata mõtlema, et okei, mis see siis kõige hullem on, et lebo. Ja, on ja. Mis on olnud sinu elus siukene murdepunkt, millele sa oled saanud tagasi vaadata ja mõelda, et okei, et see oli keeruline, võõras ja mugavustsoonist väljas, aga nii hea, et see juhtus, sest et täna sa oled siin. Ma arvan, et see oli see, kui ma Inglismaal kolisin. Eestist Inglismaale siis nagu jah. Sest et siis mul ei olnud sõna otseses mõttes mitte midagi. Kui me alguses sinna kolisime, see oli mingi üks kõige esimesi öösid, mingi hetk ma magasin kuskil silla all. Silla all? Jah, sõna otseses mõttes oma kotiga. Sest mul ei olnud raha siis, et midagi võtta? Ei, ma keeldusin, ma ei mäleta enam, see oli nii palju aastaid tagasi. Kas mul mälu võib-olla petab. Minu mälu on see, et ma keeldusin vanematel helistamast ja raha küsimast, aga võis ka nii olla, et mul isa oli, et ise olid seal olges Inglismaale kolis oma me ei anna sulle midagi. Põhimõtteliselt. Karm armastus. Ma ei mäleta, kumba pidi see oli, üks kahest variandist oli. Aga see oli kõige parem asi, mida ma üldse kunagi tegin. Sest et said oma sealt väiksest nii-öelda liivakastist välja ja lihtsalt nii palju rohkem kogemusi ja laiema, mitte laiema vaatevinkliga inimesi, vaid lihtsalt laiendad oma silmaringi ja lihtsalt maailmas on nii palju rohkem kui see, mis seal toimub. Kui väike Vaimastuvere küla Jõgevamaal. Jõgevamaalt oled pärit? Okei. Jah, ma olen nõus, vahest tuleb välja saada selleks, et saada aru, et tegelikult on palju rohkemat. Ja ma tunnen isegi siin Perdis, et kui ma elan siin ja siis ma käin tööl tavaliselt ja siis käin poes on ja siis käin võib-olla trennis ka, et ma käin nagu nende paari koha vahel ainult, siis hakkab ka tekkima niisugune tunne jälle, et issand, et nagu,
see üks ja sama ring, aga et vahest korra lihtsalt välja minna kuskile ükskõik kuhu mujale, et saada aru, et okei, et tegelikult siin on palju rohkemat ja meil on palju rohkem võimalusi ja. Kindlasti ja ma arvan, viimase paari aasta jooksul väga palju inimesi tunneb niimoodi, sest et piirid olid kinni ja kõik jah, suht keeruline on viimasel on. Sest me käisime just nüüd esimest korda suht pika aja jooksul me käisime Brisbane'is ja see on vaimule hea, kui sa saad natukene tuulutada ja siis tuled tagasi ja kõik näeb natukene eredam välja ja värvid on värskemad. On ja tõesti, see on vaimule väga hea. Palju sa oled kontaktis enda inimestega Eestist või kas sul peale vanemate seal üldse on veel paar sõpra on, aga ma olen nii kaua nüüd ära olnud, et see on pigem nagu kui kedagi näed, siis on nagu tere, kuidas läheb, aga mitte midagi sügavamat, sest et ei ole üksteist enam. Eestis on võib-olla 1 või 2 sõpra, kellega ma nagu aktiivselt räägin ja millal iganes me Eestis lähme, me alati saame kokku ja läheme õhtust sööma ja nii edasi. Aga enamasti on ikka vanemad ja mul õde-vend, sest et sõbrad on siin kohalikud. Siin juba kohalikud jah. On jah, kas eestlaseid sõpru ka siin koha Perdis on või? Paar tükki on, aga me ei kolinud Austraalia, kuna mul kaasa ei ole eestlane, siis ma ei ole kunagi seda nii-öelda Eesti connectionit taga ajanud, et okei, tuleme Perthi, saame eestlastega kokku ja sööme ainult Eesti sööki ja kui keegi läheb Eestisse, siis palun tooge vana Tallinnat ja nii edasi ja seda pole kunagi nii väga olnud, nagu Perthis nii-öelda inimestest, kes siin elab, on võib-olla üks Eesti inimene, kellega me nagu suht aktiivselt suhtleme ja siis mul üks parimaid sõpru töötab Perthis, aga elavad nad Gold Coastil. Ja siis nendega me suhtleme, aga ülejäänud on ikkagi kohalikud. On jah. Kuidas teil seal see söögimajandus kodus toimub? Austria ja siis eestlane elavad koos, et... Käisin täna hommikul McDonaldsis. Et kas sa teed ka vahepeal siin kartulakliakastet siin? Ikka teeme jah, Stefanile meeldib kartulisalatit teha ja talle meeldib süüa ka seda, šašlõkki teeme suht tihti, aga muidu on suht, ma ei tea, meil on siuke ei ole siuke üks teema, mida teeme Eesti sööki või teeme Austria sööki või teeme seda või teist, meil on nagu, ma ei tea. Täitsa sobi. Sööme seda, mis parajasti meeldib. Et nii ta umbes käib. Nii kaua, kui ma vahetevahel saan kuskilt leian musta leiba, on okei. Käid ka siis ostmas vahepeal musta leima siin eestlaste käest? Kas paar poodi teeb ka, kus saab nagu suhteliselt hea kvaliteediga ja mingi hetk me tegime siin ise ka, aga see nõuab liiga palju tööd. On ja nüüd ongi siis plaanis täitsa Austraaliasse jääda? Ma ei tea. Ei tea? Ma ei tea. Oleks näha ole. Ma millegi pärast ei usu. Eestisse ma tingimata just tagasi võib-olla ei läheks, aga sest et Imonil pere elab seal Lõuna-Austraalias mägedes, Itaalias piiri peal. Sinna ma läks hea meelega. Seal mulle meeldib. Tund midagi väga teissugust. Seal mul hullult meeldib. Eestisse mulle meeldib minna nädalaks 2. Siis mul pärast seda hakkab natukene üle viskama. Ja, okei. Mis on sinu elufilosoofia või siis niisugune kõige tugevam väärtus, mida sa oled kandnud või mille järgi sa oled elanud? On see mingi mõte, mingi tunne, mingi tsitaat? Ma ei usu, mul vist see on nii mul ei ole nii kahjuks või õnneks ei ole mul sellist filosoofilist mõtlemist. See on okei. See tundub täiega niisugune lihtne niisugune muhe sell olevat, et see on täiesti ma ei võta ennast eriti tõsiselt. Ega ei peagi võtma selles suhtes, et tõsised inimesed on suht igavad inimesed, olgem ausad. Jaa.
on ja kust saaks kuulaja sinu tegemistel silma peal hoida? Palun mitte Facebookist. Okay. Ma ei tea, ma ei ole eriti, ma ei tegele eriti selle social media ega selliste asjadega. Aga sinu teenuseid? Ainuke koht, kus ma suhteliselt aktiivselt praegu tööasjadega tegelen, ilmselt meil Corvo see Instagram. Corvo Bar and Kitchen. Yeah. Corvo Bar and Kitchen, okei. Selle Instagram on võib-olla, kus suht aktiivselt näeb, millega me tegeleme. Aga Facebookis ma põhimõtteliselt üldse ei käi. Ma sõna otsa mõttes lähen sinna mingi korra kuus postitan midagi ja see on ainult selle mõttega tehtud, et kedagi närvi ajada. Okay. Ja mul enda ja ainuke teine social media asi, mis mul on mul enda Instagram ja seal on minu arust mul ainult veini ja kellapildid. Okay. Muud ei ole midagi seal. Ja ürituse oletame, et ma olen Eesti paarike, kes tahab abielluda, kes sina oled siis potentsiaalne see, kes aitab mind. Jah, saaks. Meil on koht on olemas ja seda saaks kindlasti teha. Jah, sellega saab ka kindlasti. See üritus on, oletame, et ma tahan abielluda, siis ma ütlen, tere, ma tahan abielluda, siis mis sa pakud mulle, mis on sinu poolt, kas lihtsalt koht? Koht, jah. Koht, okei. Ja kõik muud asjad näpavad laulatusteenuseid me ei paku. Okay. Ei, meil on põhimõtteliselt see nagu selle koha pealt meil on koht on olemas, meil on siuke suhteliselt unikaalne süsteem, sest meil on kõik enamus siuksed peokohad tulevad tühjalt. Ja sa pead hakkama sinna mööblit rentima ja igasugu muid asju kokku panema. Meil on nagu pigem siuke kõik ühes service. Et meil on oma mööbel, meil on oma toolid, omad lauad. Sa võid tulla teha kas püstiseisva peo ja kasutada meie asju. Sa võid lauapeo teha, kasutada meie asju. Meil on köök seal. Kõik asjad on olemas, aga ta ei ole siuke koht, kus sa pead üks menüü, üks see, sul on rohkem nagu vabadust, et ise nagu valida nagu valida ja teha oma üritus. Nagu meil on, iga üritus on nagu festival meil. Ongi nii, et kõik on täpselt nii, nagu sina tahad, et su üritus oleks sinu värvid, sinu teema, sinu asjad. Ja sellepärast ta suht populaarne on, sest kõik tahavad olla unikaalsed ja oma siuksed asju teha, nii et. On ja kuidas ma leiaksin selle koha üles internetist, mis selle nimi on? Vin and Flower. Vin and Flower. V-I-N. And Flower, nagu lill. Flower, okei. Vin and Flower. Väga mõnus nimi, huvitav. Mitte midagi ei tähenda. Enne kui sa küsid. Okei, ärme lähe filosoofiliseks. On ja okei, Vin and Flower and Vin and Flower ja Corvo Bar and Kitchen. Okei, super. Kas sa sooviksid ise midagi siia lõppu lisada juurde? Milles me võib-olla, või siis võib-olla mida sina küsiksid iseendalt, kui sa oleks minu asemel? Ma ei tea, ma ei oska nagu midagi eriti öelda. Ma ei oska. Oled rahul? Olen rahul, jah. Oled rahul, super. Aga suur aitäh saatesse tulemast ning suur aitäh ka kuulaja, kes kuulasid selle ülimalt lõbusa lustaka saate lõpuni. Aitäh. Tšau, tavai, olge paid. Aitäh sulle. Aitäh, et sa kuulasid saate lõpuni. Inimeste lood on kõige kaasahaaravamad. Nende käigus vahelduv informatsioon on aga fenomenaalne. Mega vahva oleks, kui sina, kallis kuulaja, tuleksid ja paotaksid meile salaja siseinfot. Ära muretse, ma ei räägi kellegile. Kui sa tead kedagi, kellel on olnud vahva elukogemus, kes on sulle kuidagi silma jäänud või kui ta on lihtsalt laheda jutuga, siis tule ja räägi temast meile. Kõik inimesed on erilised ja tõepoolest ka ainult heast jutust piisab. Me ei loo siin saates piire ehk aita meid sellega, kui pakud kedagi või
kas või iseennast. Kui aga tunned, et sulle kuulamisest piisab, siis tea, et sa oled äärmiselt hinnatud. Küll aga mainin, et kui sa tahad meid toetada, siis sul on selleks võimalus. Patreon.com on internetikeskkond, kus sa saad meid toetada rahaliselt. Ja kuumakse on vaid 3 eurot ehk $5 kuus ja kuigi summa tundub hädine, siis meie jaoks ei ole see lihtsalt raha. Sinu toetus tähendab meile tervet maailma ja selle rahaga aitad sa tasuda meie stuudio renditasu. Mine vaata lähemalt patreon.com/Tairi Kaarna saade. Davai, tšau, ole pai!